küsimusi. Ma kutsun olema üles solidaarsed. Nii, üks meeldiv naishääl ka. Olge hea, palun. Jaa, nimelt oleks härra linnapeale selline küsimus, et miks viimase linnapea tegeleb nii palju Injo Eeria tähismaa promomisega? Kuidas te seda selgitate? Tänase päeva. Ma lugesin kuskil eile või üleeile esimest korda nende blogi ja ma pean ütlema, et ma sain väga palju targemaks. Ma avastasin palju niisugust asju, millest kahjuks Eesti meedia üldse ei räägi ja mille suhtes mul on jäänud mulje, et neid asju pigem mätsitakse. Võite mõne näitega tuua, muidu kõlab kuidagi. Jumala pärast, lugege ise, see on ilmselt kõige õigem. Ma ei taha asja sisusse minna, sest ma lugesin, et prokurör Norman Aas juba täna õhtul tõstis üles küsimus, et ta peab ka selle blogiga tutvuma hakkama. Jah, nii paraku oli. Peale selle blogi autorid kirjutavad, et üks justiitsministri lähikondlane lubas neid selle eest vangi panna ja nii edasi. Aga ma ei taha neile reklaami teha, lugege ise. Mina ei tee promo, aga mulle näib, et see asi väärib tähelepanu ja just nimelt selle poolest, et nad kirjutavad ju asjadest, millest Eesti ajakirjandus sõnagi kirjuta ja räägi. Nii, meil on taas küsija. Tere õhtust. On kuulda, jah? Jah. Mul on küsimus härra Linnale. Tallinn saab 2011 Euroopa kultuuri pealinnaks. Tallinn on minu meelest ääretult postlinn. Suvel on tolmupilved üleval, talvel nüüd praegu on porine kõik. Kas kuidagi ka saaks linna puhtaks teha, kas linnavalitsus selle seisab? Nii, konkreetne küsimus. Ma tahan ainult öelda, et mida saade edasi, seda paremaks meil kuuldavus läheb, nii et kui saate algul ma pigem niimoodi aimamisi vastasin, siis nüüd ma juba kuulsin küsimust. Aga linna tänavate korrashoid, sellest me kõnelesime, need on kõik need küsimused, need on konkreetsed asjad, see on küsimus äärekividest, see on küsimus naastrehvidest, see on küsimus rasketest veokitest. Ma võiks laiutada käsi ja öelda, et kahjuks need ei ole Tallinna linna küsimused, tegelikult osaliselt muidugi on ja kui te küsite, et kus on linnavalitsuse silmad, siis need silmad on täiesti olemas ja ega me ei ole selle olukorraga rahul küll. Soovite küsida? Nii, meil on taas küsimus, olge hea. Nii, palun. Kas härra linnapea saaks öelda, kuidas kavandatakse autotranspordi suunamine Kopli kandi sadamatest edaspidi Paldiski maanteele linnast mööda? Nii, konkreetne küsimus. Mis teed kaudu, kus koha pealt? Jah, vara veel. Õigemini vastata on vara veel sellepärast, et te teate, et Põhjaväila ehituse küsimused on ju üleval olnud. Ja kui vaadata, millised on need 3 objekti, mille suhtes me taotleme nüüd lähiaastateks Euroopa Liidu fondidest rahasid, siis need on Ülemiste ristmiku väljaehitamine, sest muidu ei oleks Tartu-Tallinna maantee ehitusel mõtet. Teiseks on Põhjaväila väljaehitamine, mis puudutab otseselt just seda, millest teie räägite. Kolmandaks on Lasnamäe trammi väljaehitamine, sest tegu on ju ikkagi linnaosaga, kus elab 120 000 inimest. Kuskil möödunud aasta maist, juunist me ootame tegelikult Vabariigi Valitsuse otsust selle kohta, kas me saame Euroopa Liidu fondidest nendele rahalist toetust või mitte, seda tegelikult otsustatakse meie enda juures. Nüüd ma tean, et Majandus-Kommunikatsiooniministeerium on tõesti nende asjadega läinud välja valitsusse, aga kahjuks ei ole tänaseni selle kohta mingit vastust, nii et kui te küsite, kas Põhjaväil ehitatakse lähema 3-4 aasta jooksul, veel tähtsam, kas Ülemiste ehitatakse selle aja jooksul. Ma võin öelda, et Ülemiste näiteks meil on võetud selle aasta
selle aasta plaani projekteerimise mõttes Tallinnas. Aga ta on võetud tegelikult ennatlikult, sest meil ei ole veel Vabariigi Valitsuse poolt otsust, kas tegelikult tullakse selle asjaga kaasa või ei. Ja praegu on lubatud, et see otsus tuleb meile märtsi lõpuks. Ma loodan, et see peale korduvaid edasi lükkamisi nüüd ka nii on ja pärast seda saan ma teile ka märksa asjatundlikumalt vastata. Muuseas, kas Tallinna linnavalitsusel on mingisugune organ ka, kes on suuteline tegema selle teede ehituse üle järelevalvet selles mõttes, et võib esitada ka hiljem pretensioonid, et olete teinud midagi kehvasti ja valesti? Absoluutselt. Ma arvan, et meil on olnud ka selles suhtes nii kordaminekuid kui ka pettumusi. Ma mäletan, et Vabaduse puieste valmimise järel tuli mitmes punktis oli pärast pretensioone ja me tegime ehitajatega siin hiljem veel tööd, et need asjad korda saada. Nii, meil on taas üks naishääl, kes tahab esitada küsimusi. Olge hea. Tere õhtust. Tere. Härra linnapea, teie eelkäija ja erakonnakaaslane Jüri Ratas tuli välja toreda projektiga, rohelise pealinna projektiga ja siin 2006. aastal olid koos väga paljud Euroopa pealinnade linnapead ja ka esindajad, et mind huvitaks, kuhu see projekt on siis nüüd kadunud ja kas see, et Jüri Ratas läks asespiikeriks, on see nüüd ka see projektile nagu kriips peale tõmmatud või see idaneb nagu edasi, et ma paluks sellest vastust, sest ma oleks tõesti huvitatud, et meie pealinn oleks roheline ja ilus. Tänan. Mina olen ka sellest huvitatud ja ma arvan, et Jüri Ratase algatustest see oli üks kõige säravamaid. Möödunud sügisel meil oli Tallinnas siin Uku see on siis Euroopa Pealinnade Liidu linnapead ja linnade esindajate suur nõupidamine, üks suuremaid, mis on Tallinnas olnud peale meie taasiseseisvumist, kus me arutasime ka seda projekti. See on praegu Euroopa Komisjonis, ta tuleb nüüd selle aasta algul seal otsustamisele, kusjuures juba on otsustatud, et kui moodustatakse see komisjon, kus siis valitakse seda kõige rohelisemat linna või kus siis nominendid kõik läbi vaadatakse, siis ka Tallinna linna esindaja on Euroopa Pealinnade Liidu esindusena selle koosseisus, nii et kogu see bürokraatia masin küll enam mitte meie, vaid Euroopa tasemel töötab, minu arvates jahvatab päris jõudsalt ja no ma arvan, et selle poolaasta jooksul peaks tulema juba Brüsseli taseme sammud. Mis puutub Tallinnasse, siis Tallinn on oma positsioonis päris kindel. Jah, me oleme nüüd esimesel korral mitte niivõrd ise pretendeerija, kuivõrd me oleme need, kes teevad selle valiku, kes kuuluvad sellesse komisjonisse, kes valib selle rohelise pealinna. Aga ma arvan, et kui me oleme niimoodi soliidselt teisi järgmisse aastasse saanud, siis me pretendeerime juba ka ise ja ma arvan, et Tallinna šansid ei ole üldse mitte väikesed. Nii et see Jüri Ratase algatus elab ja ma usun, et sellel on suur tulevik. No loodame, et see tulevik ka tuleb lähemas tulevikus kuidagi moodi, aga küsimus on taas nüüd ikkagi selles meeletus, nagu öeldud, sopas, mis siin tänaval on, te küll vastasite, aga tahetasi väikest täpsustust. Nii, olge hea.